armsad lõpetajad, et nüüd on jõudnud kätte see aeg, kus meie oleme teile kõik need tarkused üle andnud, mis me teadsime, et arvasime, mis teil võiks vajalikud olla ja nüüd te satute eksami tulla. No, loodan, et tulest toote te kastanid väga ja edukalt välja ja et teil eksamid kenasti õnnestuvad. Aga mida siis tahaks teile ikkagi soovida? Ja arvestades seda, et nagunii me oleme nii vähe aega koos saanud olla ja kohtunud tunnis me praktiliselt teiega kunagi ei olegi, et siis mis ma teile soovitaksin? Et lugesin ka seda, mida targad inimesed enne on öelnud ja ütlevad seda, et tegelikult inimesed saavad mitu haridust. Ühe nad saavad oma vanematelt, teise saavad koolist ja kolmanda annab neile elu ise. Ja see viimane haridus on niisugune ettearvamatu. Kõik oleneb sellest, millise tee te valite ja kuhu te oma sihid seate. Siis mida teile soovitaksin, et ükskõik kus te olete, siis kõige tähtsam on, et jääge alati inimeseks, olge sõbralikud, olge mõistvad, hoolige oma kaaslastest, ärge unustage oma sõpru ja vanemaid ja loomulikult ärge unustage oma kooli. Te olete alati siia teretulnud ja me kindlasti tahame kuulda teie eduelamusi. Mis siis teile veel soovida? Sooviksin, et te unistused täituksid ja selles suhtes võib teid natukene isegi kadestada, sest aeg on niisugune, kus tegelikult teie jaoks on kõik uksed on valla. Valige õige uks ja minge siis oma unistuste teed. Ja kui juhtub nii, et teil on tupik ees ja edasi minna ei saa, siis ärge ehmatage sellest, et võib-olla kõik ei ole plaanipäraselt läinud, vaid alustage otsast peale, nii et ärge kartke eksida, ärge kartke kukkuda, tõuske püsti ja minge sirge seljaga edasi. Et soovin teile siis õnne ja edu eksamitel ja küllap me kohtume teiega, kui mitte enne, siis lõpuaktusel kindlasti. Head lõpetajad, teie 12 aastat on olnud erilised. Eelkõige, kui me vaatame, mis täna maailmas toimub. Ma arvan, et meist keegi ei osanud ette kujutada, kui te kunagi 12 aastat tagasi alustasite kooliteed, et see lõpeb niimoodi, et me peame kandma maski, hoidma distantsi ja suurem osa õppetööst ongi distantsilt. Minule kui koolijuhina on teie 12 aastat olnud väga erilised, sest ka minul oli võimalus teiega koos, nii nagu teie astusite esimesse klassi ja alustasite oma kooliteed, siis minul oli võimalus alustada teiega koos nii-öelda kooli juhtimise teed. Ja tõesti, täna on käes see hetk, kui kohe-kohe see 12 aastat saab siin majas läbi nii teile kui minule. Koolile on meil olnud kindlasti hästi suureks väljakutseks, mismoodi kool suudab kohanduda teie ootustele, ühiskonna ootustele. Me kõik saame aru, et viimase 10 aastaga on toimunud ühiskonnas tohutud muutused. Ootused koolile on kasvanud ja loomulikult ootused teil endile ja koolile on samamoodi kasvanud. Mismoodi ikkagi kool saab hakkama ajastul, kus nutitelefonid, erinevad tehnoloogiaseadmed suunavad ja muudavad meie elu. Kas kool on suutnud sellega kaasas käia? Nii nagu õppejuht teile ütles, et te saate 3 haridust, siis tõepoolest nii see ongi. Kui kooliharidusest võib-olla alati ei piisa, siis ma olen täiesti kindel, et hiljem elus te leiate omale veel selle puuduva hariduse ja te saate piisavalt harituks, et kindlasti viia ellu kõik oma unistused ja soovid. Aga ma arvan, et peaksime meeles pidama seda, et uksed on teil kindlasti ees valla, aga kas te nendest ustest ka sisse tahate astuda, see on juba teie enda kätes. Mina tahan teid kõiki tunnustada, vaatamata sellele väga keerulisele ajale. See on keeruline olnud meile kõigile.
oleme me siiski jõudnud siia, kus me täna oleme. Vaatame asja positiivselt. Ehk ka need õppimise vormid, need võimalused, need meetodid kindlasti annavad teile tulevikuks selle hea platvormi, et liikuda sealt edasi. Soovin teile, et teie ees oleksid kõik uksed valla ja teil oleks seda kindlameelsust, sihikindlust astuda nendest ustest sisse, sest mitte keegi teine ei saa seda teie eest teha. Meil on pidupäev, me lähme klubisse, limusiin viib meid sinna kohale. Päevalaval peatuda ei saa, me tantsime, justkui taevas kukuks maale. Meil on pidupäev, me lähme klubisse, limusiin viib meid sinna kohale. Päevalaval peatuda ei saa, me tantsime, justkui taevas kukuks maale. Sinu tervis on kõige tähtsam, selle eest tuleb hoolt kanda. Proovi alati endast parim anda, sest kui sa seda ei tee, võid seda hiljem kahetseda. Kui sa juba kord gümnaasiumis astusid, siis käi see lõpuni. Alusta lugemist ikka raamatu algusest, mitte keskelt. Lihtsam on, kui saad õpetajatega läbi. Ütle välja, mida mõtled, aga ära sellega liiga julgeks ka mine. Üritage tundidest mitte puududa ja hoidke oma klassijuhataja närve. Osale distantsõppajal ikka tundides ka. Need ei ole nii rasked, kui tunduvad. Et liialt asju kuhjuma ei hakkaks, tuleb säilitada õppimisena motivatsioon. Lihtsalt tuleb end kokku võtta ja pingutada. Kui sa elus midagi saavutada tahad, siis panusta aega õppimisele. Tehke võimalikult kiiresti uurimistöö ära, ehk ärge jätke seda viimasele minutile. Soovitatav on teha oma asjad õigel ajal ära. Kui sa tunned, et mõni õpetaja kohtleb sind halvasti, siis mine ja suhte temaga. Õpi võimalikult ette ära, et nädalavahetustel oleks rohkem aega, siis pärastpool on ka kergem. Püüdke siis mitte pabereid välja võtta. Armsad abituriendid. Tere, kallid tibud. Tere, kallid lõpetajad. Kas te mäletate veel seda päris esimest koolipäeva? 1. september 2009. Me kõik olime elevil. Teie sellepärast, et see oli teie elu esimene koolipäev. Kui mul paluti meenutada meeldejäävamat sündmust koos teiega, siis ausalt öeldes on sellele väga raske vastata. Mõtlesin päris pikalt selle peale, et mis oleks siis 3 aasta kõige meeldejäävam sündmus koos teiega, tegelikult päris välja ei mõelnud. Sest kõik meie koos oldud aeg, nii meie klassiõhtud, erinevad võistlused, muud koos viibimised on olnud minu jaoks kordumatud ja meeldejäävad. Ja kui nii võtta, siis
kõik sündmused, mis teiega koos on veedetud, teiega koos on tehtud, on tegelikult meelde jäävad. Nii et päris otseselt ühtegi sellist kõige erksamat välja tuua ei ole. Isegi tavalised vahetunnid, mis on meie igapäeva koolielus üks lahutamatu osa, kus te tulite siia klassi, kas siis lihtsalt kommi sööma, järgmiseks tunniks ettevalmistusi tegema või koridori melu eest peitu pugema, on minu jaoks hindamatud. Mõeldes tagasi neile 4 koos oldud aastale, tuleb mulle siiani soe heldimus südamesse. Te olite nii head lapsed. Te olite õpihimulised ja usinad. Anna ainult ette. 10. klassi lõpus, kui meil oli klassireis, õigemini lennureis, sest me käisime ikkagi paralleelklassiga koos, Leetu, siis öösel, kui õpilased pidid kõik magama, siis meie õpetaja Kirsti Vooglaiuga püüdsime ka magada, aga meie tuba oli sellises kohas, kus peegeldus väga hästi aknast prožektor, mis hakkas põlema, kui teie õue peal liikuma hakkasite. Ja siis me otsustasime öösel kell 2, et läheme istume siis sinna õue pingi peale ja vaatame ja mõtleme, et mis siis väljas toimub. Ja siis tuligi, saime vist mingi 5 minutit istuda ja siis õpilased tulid nurga tagant. Ma ei tea, kust te siis tulite, aga esimene reaktsioon, mis teil oli see, et keerasite ringi ja püüdsite kohe tagasi minna. Kui vaatan teid praegu, siis meenub, et nii mõnegi puhul oli juba algklassides aru saada, kuhu tee teid viima hakkab. Kelles oli sportlikkust ja võitlusvaimu, kelles musikaalsust, kelles algatusvõimet, nutikust, töökust, järjekindlust. Kohe varsti on teie jaoks algamas täiesti uus etapp elus. See tähendab, et lapsepõlv saabki läbi ja siin ei ole midagi parata. Kui mäletate, ma lasin teil kirjutada 10. klassi alguses esseed, et kas tulin kooli gümnaasiumisse õppima, haridust omama või lapsepõlve pikendama. Mäletate, me rääkisime ikka, et ükski õpetaja ei saa kedagi targaks teha. Targaks õppima pead sina ise. Õpetaja võib ainult suunata. Peagi see juhtubki. Te olete varsti meie armsad vilistlased. Aeg on kiiresti läinud. 12. klassi lõpusirge on praktiliselt käes. Aga enne seda tuleb ära teha lõpueksamid. Kui te gümnaasiumi lõpetate, ära lähete, siis te tunnete, et te olete küpsed ja te olete valmis ellu astuma. Nii kaua, kuni te veel selle koolimaja seinte vahel ikkagi olete mingi, kas või piltlikult, nii kaua olete te ikkagi lapsed. Ja see uus etapp ongi teie jaoks tegelikult täiesti uus. Kallid 12-ndikud, soovin teile kivikotti eksamiteks. Ärge kartke, astuge julgelt edasi ja ma usun, et kõik te saate sellega kindlasti väga hästi hakkama. Ja nüüd hakkabki eluküsimustega võitlemine. Siiamaani mõeldi teie eest ikka väga palju asju ära. Aga uskuge mind, see on küll palju raskem aeg, aga see on ka palju põnevam aeg. Elus sõltub väga palju sinust endast ja sellest, kui järjekindel sa oled ja kui palju endasse usud. Te olete tugevamad, kui te arvate ja oskate paremini, kui te usute. Ja kui juhtubki, et kõik ei õnnestu täpselt nii hästi, kui sa olid soovinud, siis tegelikult ei ole ka see ju läbikukkumine. See lihtsalt näitab, et on vaja veel natuke rohkem vaeva näha iseendaga. Ja kui nüüd niimoodi mõelda, et mida teile siis soovida, siis eelkõige seda, et oodake suve, te olete noored ja suvi käib kokku, nautige suve, võtke suve kõike, mida võtta annab. Soovin, et te iial ei kaotaks uudishimu elu vastu ja usku enesesse. Kindlasti soovitan teil jääda selleks, kes te olete. Ärge püüdkegi olla need, kes te tegelikult ei ole. Ja lõppude lõpuks
soovin ma teile ju ikkagi kõike kõige paremat. Ja tugevaid tiivalööke. Kui kooli astusin, siis ei arvanud ma väga midagi. Lihtsalt tavaline kool, kus saab õppida ja oi, kuidas ma eksisin. Erksamad mälestused on õpetaja Nääri tunni alguse tantsud. Ei möödunud tundigi, kui me poleks alustuseks natuke võimelnud või tantsinud. Mainimata ei saa jätta ka rebaste nädalat, mis kajastas nii ebameeldivust kui ka palju nalja. Omamoodi naljakas on see, kui 12. B-klassi õpilane Markus Pedak Eesti mängul iga kord 1 punkti veeretas. Vahepeal juhtus ka palju toredaid teisi asju, mis olid omamoodi meeldejäävad. Selgu ja Mäki vahetunnid, tantsuvahetunnid, muusikapäev, Leedu, teatriskäigud, Tammsaare radadel ekskursioon ja filmiõhtu Kirotariga. Hakkab lõpetama järjekordne lend. Iga lend on oma näoga. See nägu on ka sellel lennul. Õigemini neid on mitu. Et klasse on ju 2. Ja klassid olid päris suured. Et mis järgi on jäänud, need on siis need meie kõige tugevamad, kõige tublimad. When I met you for the first time, you were 10 graders. You came to my first class. And something happened to you that it was an unpleasant situation. You were accused of doing something that you really didn't do. And you came to my class and you started your discussion about it. You did it so emotionally and vividly. I couldn't understand what was the topic, but I realized looking at you that it was the real team. The students who were in that class, they were ready to support each other in any situation. Kui ma mõtlen 34. lennule, siis esimene sõna, mis mulle meenub, on emotsioonid. Palju erinevaid diskussioone, filmiõhtud, valimised, muidugi võidujooks diivanini ja lendav plätu. Et mis mälestused mul on 34. lennust? Seal on väga palju oli selliseid ägedaid poisse, kelle ütleme siis, kelle sellised sportlikud võimed olid kõvasti üle keskmise. Ja on väga hästi on nagu meeles ka veel sellised rattamatkad, kus oli sellel lennul oli, vähemalt poiste osas oli väga suur osavõtt. Ja veel, mis selle lennuga nagu meelde jääb, on see, et mul oli selles lennus 2 kõige haigemat poissi läbi minu õpetaja karjääri. Nüüd ikkagi konkreetselt näiteks enda muusika seltskonna kohta, siis mulle esimeste mõtetena meenuvad isikud umbes niimoodi, et Hannabel käib koos Edviniga ja Edvin ilma Robita ei laula. Ta on väga õnnetu, kui Robi pole proovis. Kullar õpi lõikama küüsi. Sinu pärast me pidime terve loo uuesti tegema salvestamise ajal, et sa saaksid vahepeal oma küüned ära lõigata. Gregor sööb liiga palju magusat. Väga turvaline valik, kui on kusagil kommi või kooki üle, siis Gregor aitab alati. Silver, mul ei lähe mitte kunagi meelest ära, kuidas sa väga veendunult alustasid Eesti hümni täiesti vales helistikus pärast seda, kui ma olin õige helistiku ette andnud vahetult. Margaret arvab alati, et ta laulab mööda ja halvasti, mis sest, et ta laulab väga hästi ja õigesti. Meelis on lihtsalt alati nunnu. Alati. Björn vaesekene tuli sel aastal, mul on nii hea meel, et ta tuli, aga ta ei ole saanud suurt midagi teha, sest meil on see asi. Sandra, Maia ja Karoliina, väga mõnus täiendus seltskonna tantsimise ja ka lihtsalt huumori näol. Üldse see klass on nii kihvt ja ma muidugi ei unusta mitte kunagi muusika ajalootunde ja Teodori sõnavõtte. Need on absoluutselt leged. On olnud erakordne võimalus
käia teie kodudes nüüd juba 2 aastat läbi ekraani. Enamusega kohtudes on rõõm olnud kahepoolne. On ka neid, kes on meie kohtumised maha maganud või pole veel lihtsalt koju jõudnudki. 11 õpetas isegi oma kassile ülesannete lahendamise selgeks. Aga mida ma teile soovin kõigile? Soovin ma teile loomulikult, et õppige palju, pingutage, seadke endale eesmärgid ja siis tuleb tulemus nii elus kui spordis. You are young people and of course you should be daring. You shouldn't be afraid of taking risks. And when I mean taking risks, when I say taking risks, I mean sensible risks, of course. You shouldn't be afraid of obstacles and difficulties that our lives can always offer to us. So get ready to rise to the challenges. Ma soovin nendele lõpetajatele, nendele, kes on kogu selle koroonapandeemia vältel õppinud distantsilt, on leidnud motivatsiooni edasi minna, on positiivselt suhtunud sellesse, mismoodi saab õppida ja on ennast arendanud. Et ma loodan, ma soovin neile meelekindlust, ma soovin põrumist eksamitel. Et esimene on teil eesti keele eksam ja siis tuleb Cambridge C1 ja siis tuleb inglise keele riigieksam, et põrumist kaudses mõttes, jah. Soovin teile julgust, pealehakkamist, kirge, südame ja hingeliigutust, mõistust ja loogikat, pidu ja vaikust, hetkes olemist. Soovin teile kõike head. Väga tore klass olete. Ma võib-olla annaksin kaasa sellised mõtted, et andke enne, kui küsite või kui palute. Mõtle enne, kui ütled. Ja kui sa midagi ütlema hakkad ja kui sul ei ole mitte midagi head öelda, siis pigem ole vait. Tihtipeale on see parem. Proovige teha vähemalt üks heategu igas päevas. See võib olla ka näiteks maast ühe prügi üleskorjamine ja õigesse kohta viimine. Teenige enne, kui te kulutate, et mitte saada teist mingi SMS-laenurahade ori. Üritage unistada suurelt ja kindlasti üle oma võimete. Ja mitte kunagi, mitte ühelgi hetkel, ükskõik kui üles tõusnud või alla langenutega poleks. Ärge unustage, kuidas ja tänu kellele olete te jõudnud sinna, kus te parasjagu olete. Et te ära unusta, kes sind õpetas näiteks lusikaga sööma, veepinnal ujuma, jalgrattaga sõitma, matemaatikat õppima, mõistma, kuni siis elamise kunstini välja. Ja ole lahke. Kuidas leida õnnevalemit selles kaoses? Küsib Tanel Padar oma laulus. Mina tean. Ärge rikkuge reegleid. Ärge võidelge loodusseadustega. Siis on kõik hästi ja jääge sama armsateks ja soojade südametega inimesteks. Olete parimad. Tere, kallid abituriendid! Nüüd ongi kätte jõudnud see põnev hetk, millal gümnaasium lõpeb ja algab uus eluetapp. Tee selleni pole kindlasti olnud kerge, pigem pikk ja käänuline. Olete pidanud palju pingutama ja ennast ületama. Olete hästi hakkama saanud ja kaugele jõudnud. Eksamite aeg on käes. Soovime teile jõudu, häid mõtteid ja kõrgeid tulemusi. Võtke asja rahulikult ja ärge unustage 11 sellel raskel perioodil toetada. Teie ees on terve maailm, mis on täis võimalusi. Selles maailmas on oluline jääda kõigepealt iseendaks. Valige selline elutee, mida soovite just teie ja mitte keegi teine. Soovime teile raskusteta sisseastumist soovitud ülikooli ja edu kõikides uutes algustes. Olge õnnelikud, terved, reisige palju, tegelege spordiga ja magage piisavalt. Mõelge suurelt, ärge laske oma unistusi rikkuda. Head eksamiõnne. Võtke elust maksimum. Oh, koolikell, kui rõõmsalt täna sa tunni lõpult hilised. Sul pole muret meie pärast, sest enam ei hiline. Nüüd juba pikaks ajaks
lubad meid ise ära joosta siit. Jää hüvasti me klassituba, head aega tahvel, puhka kriit. Maskideta maailma suunas haritult. Kivikotti eksamiteks. Julguste peale hakkamist. Soovime teile ilusat elu.